olete tulnud meie teabepäevale. Meie teabepäev kestab natuke üle 2,5 tunni, aga loodame ajakavast kinni pidada ja annangi siis sõna Jaanisele. Palun. Ja, aitäh Stella. Ma alustaksin sissejuhatust meie infopäeva Henry Fordi mõttega, et igaüks, kes lõpetab õppimise, on vana, olgu siis 20 või 80 aastane ja igaüks, kes õpib, jääb nooreks ja kõige suurem asi elus on hoida oma meelt alati noorena. Et head õppurid ja head kolleegid nii akadeemiast kui väljaspool akadeemiat, mul on hea meel sisse juhatada meie iga-aastane Päästekolledži tegevust tutvustav infopäev, mis seekord on tavapäraselt lühem, aga annab seevastu kontsentreeritult hea ülevaate, et kuis meie siin kolledžis teadus- ja arendustegevustega toimetame. Kuna Päästekolledži tegevused on saanud minu meelest teenimatult vähe tähelepanu, siis pean siinkohal ka oluliseks seda osa, et rohkem väärtustada ja jagada oma edusamme ka laiemas ringis. Ja nii nagu te olete juba ka päevakavas ise lugenud, siis tänase infopäeva fookuses ongi tutvustada nii parimaid lõputöid, kus Daniel Jefimov ja Aleksandra Mäesepp räägivad oma lõputööst, niisamuti uut kõrghariduse õppekava, millised on muudatused võrreldes vanaga, kui ka rääkida paljudest muudest põnevatest arendustest ja projektidest, milles meie kolledž on viimase aasta jooksul olnud osaline või lausa eestvedaja rollis. Kindlasti soovime hoida täna teemades ja ettekannetes head fookust, mõnusalt mõõdukat tempot ja teha pigem lühemaid ettekandeid, et jääks aega ka küsimustele vastamiseks. Ja ma olen ise alati mõelnud, et seminar või infopäev täidab minu jaoks oma eesmärgi, kui ma leian sealt vähemalt ühe inspireeriva mõtte. Ja ma väga loodan, et igaüks teist leiab täna vähemalt selle ühe huvipakkuva ettekande või siis sellise mõtte. Nii et veel kord kõigile head kuulamist ja aktiivset kaasamõtlemist teile. Aitäh, Jaanis. Aitäh, et sa tutvustasid juba päevakava ka. Ma veel kord siis tuletan meelde, kuidas on võimalik kaasa lüüa sellel seminaril. Sellel seminaril saate te siis selliselt kaasa lüüa, et panete chatti vastuseid küsimustele, mida me teie käest küsime. Ja meil on siis ka mõned lingid, nii et meil on võimalik, kui teil on telefon, mis QR-koodi saab avada, siis võtke, otsige see telefon ka lähedale, et meil tuleb vaheklipp, kus te saate QR-koodiga siis minna nendele erinevatele linkidele ja lisainfot ammutada. Slaidid on nähtavad ja annan sulle teada, Daniel, et kuulajatest on vastanud hetkel 21 inimest ja 21 inimesest 43% on sinu veebiõppust lahendanud, aga 30% ei ole ja 26% ei ole plaaninud seda teha, aga peale tänast ettekannet nad kindlasti, kui nad selle lingi saavad, siis proovivad seda teha. Nüüd on vastuste arv ja protsendid natuke muutunud, aga see jääb meile siia see küsitlusse, nii et sa saad siis, Daniel, siit ka vaadata oma kuulajate kohta. Selge. Tere veel kord austatud kuulajad, minu nimi on Daniel Jefimov ja lõpetasin sellel aastal siis Sisekaitseakadeemia ning kirjutasin lõputöö nimega arendusuuring veebiõppuse loomisest raudteeõnnetuse väljaõppusele tuginedes ning juhendas mind siis lõputöö kirjutasime Stella Polikarpus. Ma olen ise operatiivtöötaja ning seega mind on alati huvitanud, kuidas on võimalik areneda enda alal ning viimati mind huvitab ka, kuidas oleks võimalik arendada teisi ning kindlasti valmisoleku tagamine operatiivtöös on hästi tähtis. Pandeemia ajal tundsime kindlasti kõik, et paljud õppused kas olid lükatud edasi või olid üldse siis päevakavast välja võetud. Ning tuligi mõte, et kuidas oleks võimalik neid vajalikke piiranguid lihtsalt neist kuidagi mööda minna
ning selleks oligi mõeldud, et oleks võimalik üks väliõppus võtta ja viia veebikeskkonda. Siis miks ma just väliõppuse võtsin, sest need on suuremahulised, need on hästi tähtsad ja neid ka loetakse kõige paremateks viisideks, kuidas on võimalik siis operatiivtöö töötajaid neid arendada ja ka juba olemasolevaid teadmiseid siis kinnistada ja harjutada. Nüüd selleks, et uurimisprobleem sõnastada, ka selle lõputöö raames pidi olema sisustatud üks mõiste, mille üle ma ka väga uhke olen. Kui te kirjutate näiteks Google'isse veebiõppus, siis leiate lingid, mis kõik viitavad ainult sellele lõputööle. Aga veebiõppuse mõiste siis sai järgmiselt sisustatud, et see on väliõppuse eesmärgi, legendi ja kogetud juhtimistegevuspõhine programmeeritud sündmuse lahendamine veebiõppes. Veebiõppus ei nõua õppuse toimumise ajal korralduslikke ressurssi nagu hindajad, vaatlejad või siis ka korraldajad. Nüüd liikudes uurimisprobleemi juurde, tuligi mõte, et siis öelda seda järgnevalt, et millised on visiõppepõhise veebiõppuse võimalused, et tõsta politsei, pääste ja kiirabi valmisolekut raudteeõnnetuste koostöiseks lahendamiseks. Raudteeõnnetused said just valitud selle puhul, et Eesti on Euroopa ohutusmaal, siis raudteeõnnetuste poole pealt just raudtee ülesõidukohtadel kõige õnnetuste rohkem riik Euroopas just viimastel aastatel. Ja ma arvan, ka olete meediat jälginud ja teate ka, et neid õnnetusi meil juhtub. Nüüd uurimisprobleemilt eesmärgi juurde liikudes oligi siis võetud kurss luua veebiõppus Türi raudteeõnnetuse väliõppuse näitel. Ka siin väiksel skeemil on seda näha, mul on seal olemas pilt sellest just Türi raudteeõnnetuse väliõppusest ning mõte oli kaardistada see väliõppus, viia see veebipõhiseks, ehk siis teha valmis veebiõppus ning hinnata ka väliõppustel just sellel väliõppusel osalendu õpikogemusi ja ka üleüldiselt ka teiste näiteks operatiivtöötajate või ka väljapool operatiivtegevust olevate inimeste kogemusi just veebiõppusel. Ehk siis paljud, kes on lihtsalt operatiivteenistusest, on osalenud erinevatel väliõppustel, said siin proovida veebiõppust ja siis ka võrrelda ja anda just enda hinnangut mitte ainult nende vahele, vaid ka just veebiõppusele. Siis uurimisprobleemi lahendamiseks olid ka konkreetsemad uurimisküsimused, tegelikult ma neid ka juba nimetasin, aga siin on siis täpsemalt kirjutatud, et millised päästetöid tehakse raudteeõnnetusel ja kes teeb, kuidas luua veebiõppus tuginedes väliõppuse eesmärgi, legendi ja juhtimistegevustele, millised on osalejate reaktsioonid ja mida nad õppisid. Nüüd selleks, et see veebiõppus luua, kasutasin ma meetodina arendusuuringut, täpsemalt siis arendusuuringu ADDI mudelit, mis siis on ingliskeelne abreviatuur Analyze, Design, Development, Implement and Evaluate. Eesti keeles siis läheme järjest. Esimeses etapis, kus ma tegelesin siis analüüsiga, oli just kaardistatud iseenesest Türi raudteeõnnetuse väliõppus ning oli selleks koostatud ka õpikogemuse ankeet, et sealt just väliõppuselt saaksid osalejad vastata, kuidas neile meeldis ja mida nad üldse kogesid. Järgnevalt disaini etapis ma siis koostasin selle kaardistatud väliõppuse näitel ülesanded, mida võiks veebiõppuses lahendada ning valisin välja ka viisid ja kavandasin üleüldiselt, kuidas võiks see veebiõppus välja näha ja kuidas seda järgnevalt teha. Järgmine etapp, väljatöötamine, kõige suurem ja kõige mahukam etapp. Selles ma siis koostasin erinevaid stseene, kõlastasin nad ning üldse programmeerisin ja ehitasin üles selle sellisel küsitlusplatvormil nagu Lime Survey. Pärast seda läks see rakendusse, inimesed said osaleda veebiõppusel ning lõpus ma ka hindasin just veebiõppuse puhul, kas olid mingid probleemid, kas oli tehnilisi rikkeid. Nüüd lihtsalt minu sõnadele natuke visualiseerida kogu seda esitlust. Ma näitan teile ühte videot, kus algul
me vaatame siis, millised tegevused olid väliõppusel tehtud ja lõpus ka, kuidas nägi välja veebiõppus juhuks, kui te ei ole veel seda proovinud. Legendi järgi siis põrkasid kokku Elron reisirong ja buss, siis Türi lähedal ülesõidukohal ning neid viis siis sealt ülesõidukohalt pea 300 meetrit eemale. Siin on siis näha, kuidas olid simuleeritud erinevad osad väliõppuse puhul, nii-öelda prakid, kus saaks inimesi välja tõsta, milliseid teid valida selleks, et sinna juurde sõita. Lintidega oli märgistatud, et kus saab ainult liikuda, et nii-öelda ülejäänud kohas on mets. Et alati väliõppuste puhul simulatsioon üks osa on. Nüüd veebiõppus, siin üks meeskonnavanem avab veebiõppuse ja te näete läbi tema silmade, mida ta nägi. Ehk siis ma püüdsin maksimaalselt simuleerida just seda väliõppuse keskkonda, nii piltlikult kui ka ülesannete järgi. Käib luure, näete koostööpartnereid, millised ülesanded kellel on, kuidas neid lahendate ja üleüldse tekib selline suurem pilt inimesel, kuidas üks suur õnnetus tegelikult välja võib näha. Vastused, tagasisidestamine ja lõpus tegelikult ka punkti summa ja tänusõnad, et inimene osales veebiõppusel ja enda väärtuslikku aegu tegelikult kulutas. Nüüd tulemused ja ettepanekud. Esiteks kordan veel kord üle, et veebiõppuse mõiste sai loodud ja see on juba minu arvates suur asi ja mis tähtis on ka, et selle lõpude raames olid ka just juhised antud, kuidas sarnaseid veebiõppuseid luua. Mis iseenesest veebiõppus siis lõpuks inimestel tundus ja kuidas läbi minu analüüsi millised väljundid tulid, see on hästi ohutu, ehk siis sa ei pea isegi kaitsevahendeid kasutama, sa võid seda telefonis teha, arvutis, sa ei riski millegagi. See on hästi paindlik, jällegi seda on võimalik igal pool teha, peaasi, et sul oleks nutivahend ja internetiühendus. Sellel on piiramatu arv osalejaid, ehk siis kui väliõppusel meil on mingi üks planeeritud arv inimesi, näiteks 40-60 seal suurel väliõppusel, siis siin on see piiramatu arv ja seda saavad kõik teha ja veel ka korrata ja teha veel ka kolmandat korda ja niimoodi harjutada sellisel viisil ning ei pea neid ressursse sinna kaasama selleks, et neid hinnata, neid tagasisidestada. Ja ka üks tähtsamaid tulemusi minu arvates ja ettepanekuid on see, et veebiõppust on võimalik siis kasutada väliõppuse interaktiivse kokkuvõttena, ehk siis need 40-60 inimesed, kes seal osalesid sellel väliõppusel, nemad said kogemused ja teadmised ja harjutasid. Aga nüüd see jääbki nende raamesse, võib-olla ka mõne aja pärast võib see lihtsalt ununeda. Aga nüüd on neil võimalus korrata läbi selle veebiõppuse, mida nad kogesid ja ka ülejäänud inimesed, kes seda veebiõppust harjutavad, saavad kogeda nende ja millele tähelepanu töötada. Ma tänan teid kuulamast. Selline oli siis väike esitlus. Kõige parem on, kui te lihtsalt võtate välja. iPhone'i puhul programmeeritud on juba sisse, et on võimalik kaameraga avada QR-koode. Kui teil on Android, siis tavaliselt nad soovivad ka tõmmata alla mingit lisaäppi selleks, et QR-koodi lugeda. Aga see võimalus teil on, veebiõppus on aktiivne. Hiljuti just ühe esmaabi kursuse raames oli kasutatud raudteeõnnetuse veebiõppus selleks, et inimeseks saaks siis kogeda just seda suurõnnetust. Selline juba kasutamine on siis ka Sisekaitseakadeemias praktiliselt olnud. Tänan teid veel kord, aitäh ja olen valmis võtma vastu küsimusi. Nii, aitäh, Daniel. Läks endal mikrofonid sassi. Et kahjuks korraks meil siin hakkis, aga kas sa saaksid, Daniel, selle väliõppuse lingiga siia vestluse chatti panna ja praegu Triin avab meile ka siis küsimuse ja me kõik saame siis sellele küsimusele vastata, et millist potentsiaali näeme me siis veebiõppuste rakendamisel esmareageerijate väljaõppes, et ka koostööpartnerid, et selline võib-olla natuke pääste ja kiirabi keskne olid ka mõned politsei küsimused selles veebiõppuses sees, aga
aga palun vastake, et millist potentsiaali te näete ja kuidas seda ja kui on Danielile küsimusi ka, siis võite siia chati kirjutada, aga võite ka mikrofoni sisse panna ja küsida. Et praegu on küsimusele vastanud 15 inimest ja nähakse sellel võimalust 17 inimest, et rebimine käib siin esimese 2 vastuse vahel 19 inimest, 20 inimest, et hästi tore on seda näha, et potentsiaali või mõningast potentsiaali inimesed näevad. Loomulikult ei hakka kunagi veebiõppus asendama praktiliste oskuste harjutamist ja testimist, aga just see, et see interaktiivne kokkuvõte, et viia see kogemus, mille inimesed said suuremasse ringkonda, on, ma arvan, väga hea võimalus. Nii et 24 vastajat on meil, osalejaid on nüüd juba üle 40, nii et palun avage siis chatist, kui teil muidu ei avanenud seda küsimust ja vastake ka, et lööge aktiivselt kaasa. Ja kui on Danielile küsimusi, siis võib küsida. Daniel on küll hetkel hangunud minu ekraanil, aga Daniel paneb ka selle väliõppuse lingi siia chatti ja selle väliõppuse lingi leiate ka slaididelt, mis peale ettekannet tuleb, nii et kes ei ole veel osalenud, siis teil on võimalus sellel veebiõppusel ka ise osaleda ja kindlasti kasutame neid andmeid anonüümselt siis ka selleks, et uusi arendusi ja vahendeid luua ja teha. Nii usinasti lükkasin meid kohe juba lõputöö tutvustusel, aga enne kui ma annan järgmiseks lõpudeks sõna, meil on tegelikult üks küsimus veel, et meil on päris palju tudengeid siin ja me tahaksime nende lõputöödega ka informeerida seda, et see küsimus 2, et võtame selle, et vaatame ka seda, et milline väide siis meie kuulajaid kirjeldab, et kas te plaanite hetkel kirjutada lõputööd, olete juhendajaks või kuidas, lugege need väited läbi ja vastake nendele ära. Ja kui sa, Aleksandra Mäesepp, oled juba valmis, et ole palun hea, tule juba videoga sisse, et siis me näeksime, et sina oled ka ettekandeks valmis ja siis ma saan sõna anda Aleksandrale. Väga tore, me ilusti näeme. Daniel, ma siis praegu tundub, et ei ole küsimusi sulle, Daniel, ma lasen sul minna, et sa saad siis tegeleda edasi kuulamisega ja vaatame siin, et kuidas meil siis vastustega on, et meil on päris palju juhendajaid, kes juhendavad või plaanivad juhendada lõputöid, et seda on rõõm näha, aga on ka 7 tudengit, kes siis plaanib kirjutada või kirjutab hetkel siis 3. kursuse tudengid sees. Nii et Aleksandra, annan siis sõna sulle. Meil oli küsimus ka enne. Aleksandra lõputöö kohta on meil ka üks küsimus kuulajatele. Et Triin paneb nüüd selle Aleksandra lõputöö kohta oleva küsimuse. Et kas sina või keegi sulle olulistest inimestest elab kortermajas, et siis Aleksandra ka teab oma tööd tutvustades kuulajate vastused, 7 inimesest, kõik elasid kortermajas, aga nüüd tulid juba ka mõned eramaja vastused. Sa Aleksandra ise näed, eks? Et ole hea, pane nüüd juba mikrofon sisse ja praegu on meil 28 vastajat, aga suurem osa elab kortermajades või teavad kedagi, kes elab kortermajades, kes on talle oluline. Nii et ma usun, et see teema kindlasti kõnetab sinu magistritöö teema meid ja kuulajaid 31 vastajad, 90% on väga huvitatud sellest, mida sa meile räägid. Nii et palun. Ja tere, kas mind on kuulda? Ja, väga hästi. Ja, tere nüüd minu poolt, mina olen Aleksandra Mäesepp, et hetkel ma töötan Põhja Päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektorina ja mõtlesingi, et jah, kuna olengi igapäevaselt puutungi kokku korterelamutega ja teiste objektidega, mõtlesingi kirjutada sellel teemal lõputöö. Ja siis jagan ka slaidid praegust. Kas on näha? Ja, hetkel on ilusti slaidid. Nüüd on ka väga ilusti slaidid ja sina oled näha, nii et aitäh sulle. Jääme kuulama. Kirjutasin siis teema, et siis olemasolevate vanade
kõrghoonete tuluohutuse kohta ja nende finantsilise võimekuse tuluohutuse tagamisel. Et nagu te teate, meil siin Tallinnas on hästi palju sellised kõrghooned, enamus asuvadki need Mustamäel, Õesmäel, no ongi Lasnamäel ka päris palju, sellised vanad kõrghooned, kus on tegelikult kehtivad tuluohutusnõuded natuke rangemad kui tavalist korterelamutes. Seal on vaja, et tuluohutuspaigalist oleksid töökorras ja kontrollitud, peab olema tuledeksitsioonid, evakuatsioonivalguses. Tegelikult nõuded on päris palju, ja kuna hooned on hästi vanad, reeglina need ei ole korras, ei ole kontrollitud, puudavad need nõuete kohased tuletike uksed ja selles mõttes meie ettekirjud seal on hästi kulukad ja ressursimahukad. Ja Päästeamet teostas tuluohutuskontrolli kõikides nendes kõrghoonetes ja väljastas ettekirjutuse. Nagu ma juba enne seda ütlesin, et ettekirjutus päris mahukad ja päris kulukad ka, nende täitmine on päris kulukas. Ja seos sellega mõtlesingi, et kirjutada magistritööd teemal, et uurida nende korteriühistute võimalustes meie ettekirjutuse täitmiseks. Ja siis püstitasin uurimisprobleemi, et milline on Eesti olemasolevate kõrgeluhoonete korteriühistute finantsiline võimekus tuluohutuse tagamisel. Ja püstitasin ka järgmised uurimisküsimused, ehk siis millest on korteriühistu rahalised kohustused, remondifondi suurus, võlgnevused, kas on olemas või mitte, milline on laenuvõimekus, milliste takistustega puutuvad kokku nad ettekirjutuse täitmisel, mis tähtajaks nad on võimalik meie ettekirjutuse täita ja millised meetmed aitaksid korteriühistut siis ettekirjutuse täita. Ja eesmärk oligi välja selgitada korteriühistuse finantsiline võimekus hetkeolukord, põhjalised probleemid ja kitsaskohad selle ettekirjutuse täitmistega ja võimalused ja selle probleemi lahendamiseks. Uurimisülesanded on ka, siin on võite pärast sellega tutvuda. Ja selleks, et saavutada oma eesmärki, kasutasin juhtumi uuringut, kus kombineerisin kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid. Ja see tähendab, et ma viisin läbi nii ankeetküsitlust kui ka ekspertintervjuud. Ankeetküsitlus ma tegin siis korteriühistuse seas ja siis uurisin, et korteriühistute remondifondi suurus, võlgnevusi, kehtivad laenusid, rahalised kohustused, üldist võimekust ettekirjutust täita, nende, ma ei tea, mingisugust arvamust selle kohta, võimalikud meetmed, mis aitaksid neid. Ja siis eksperti intervjuudadega ma siis viisin läbi need 7 eksperdiga, oledki siis kaasatud eksperdid Siseministeeriumis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, Päästeametist, Tallinna Linnavara-ametist ja siis KredExist. Ja siis ekspertintervjuude eesmärk oligi välja selgitada, ongi probleemi ulatus ja siis võimalikud lahendused antud probleemi lahendamiseks. Siis magistritöö tulemused oledki selles, et kokku vastas ainult 13 korteriühistut, kõik need asusid Tallinna linnas. Päris vanad hooned oledki, enamus oledki 13–17 korrust kõrghooned. Siis vastanute profiil väga oli sarnane mitte vastanute profiiliga, et siis need samad kõrghooned oledki sama vanad ja sama korruste arvuga ja samuti asusid Tallinnas. Sellepärast saab nagu tulemusi üldistada ja kõikidele üle kanda. Et oled ka remondifondi võlgnikud, oled 6 korteriühistul, siis 5 korteriühistul ole võetud korterelamulaen. Ja nagu näete, tabelites on see välja toodud, mis on see laenu kogusumma, mis on see tagasimakseperiood, kuumakse, laenu liik. Ja siis vasakul poolt näete, mis on praegust juba oled tehtud hoones, mis remonditööd või renoveerimistööd oled juba tehtud. Siis ongi põhiliselt oledki soojustamine, katusevahetus, soojasilme renoveerimine ja vähem juba oli kas koridoride remont ja nii edasi. Et enamustel kõrghoonetes oled juba mingid renoveerimistööd juba tehtud ja laenud juba peal. Ja siis analüüsides oma tulemusi ja jõudsin järgmiste järelduste. Nii et esiteks oma rahaliste vahenditega mitte ükski korteriühistu ei ole võimeline meie ettekirjust täitma. Finantsiline võimekus on olemas 61,5% korteriühistutel. Näiteks, kui korteriühistud kasutavad Tallinna linna tuluohutustoetus, mis on hetkel juba olemas, siis võimekus tõuseb. Kui korteriühistul puuduvad võlgnevused ja kõik nagu vastab nõuetele, siis tegelikult kõikidel korteriühistuse laenu võimekus olemas. See tähendab, et on potentsiaalne võimalus võtta uut laenu on olemas. Siis ma samamoodi vaatasin, kuidas omavahel
omavahel sõltuvad üksteisest finantsiline võimekus ja laenuvõimekus, et nende vahel oli siis positiivne korrelatsioon ja samamoodi oli positiivne korrelatsioon selle vahel, et mida suurem on finantsiline võimekus, seda suurem on laenuvõimekus, mis on ka loogiline. Et samamoodi tulemustena tuli välja see, et puudub korteriühistute valmisolek uute laenude võtmiseks, kuna elanikud ei taha täiendavat kulutusi teha, ei taha täiendavat rahalist koormust. Ja samamoodi võivad olla ka välised probleemid, et ma ei tea, ongi see hoone on hästi vana, selle hoone energiatõhusus on väga madal, et hoones elavad hästi palju pensionäri, lihtsalt puudub see finantsiline võimekus rohkem investeerida hoonesse. Samamoodi kõrgemad energiahinnad, mis on praeguski väga aktuaalne, kui meil kommunaalkulud on nii suured. Ja samamoodi oled ka probleemid, et inimestel see käitumislikud ja suhtumised probleemid, nagu ei suhtuta sellesse eriti tõsiselt. Samamoodi juhatuse liikmete teadlikkus tuluohutuse tagamiseks võib olla hästi nõrk ja see ka kõik mõjutab ettekirjutuse täitmist. Nagu te näete, et siin oled ka paremal pool siin peamised probleemid, mis takistavad ettekirjutuse täitmist ja kõige suurem ikka 100% korterist vastas, et jah, et rahalised vahendid puuduvad, sellepärast ei ole seda võimekust. Ja siin on see vasakupoolse diagramm on selle kohta, mis on see korteriühistute enda hinnang, kas on võimalised nad ettekirjutust täitma määratud tähtajaks või ei ole võimalised. Ja siis minu enda järeldused olid sellised, et praegust olemasolevad finantsilised vahendid ei pruugi olla piisavad tuluohutuse tagamiseks. Ja siis korteriühistud peaks kaaluma kas siis remondifondi suurendamist või siis võlgnevuste tagastamist. Samamoodi nad peaks kindlasti kasutama Tallinna linna tuluohutustoetust ja kaaluma uue laenu võtmist, muidu meie ettekirjutuse täitmine ei ole lihtsalt võimalik. Samamoodi see ei pruugi olla ainuke takistus, et väga tähtis järeldus oli see, et tuluohutuse tagamine ei ole selline nähtav ja on pigem suunatud ennetamisele. Sellepärast võib-olla korteriühistud ei näe mõtted seda kohe esimesena ette võtta. Näiteks kui nad vahetavad katust või ma ei tea, soojustavad hooned, siis esiteks on visuaalselt kohe näha, teiseks on ka sinu see võib-olla see kommunaalarv on vähem, kui sul on muidu soojustus on tehtud, aga tuluohutuse asjad tegelikult ei ole nähtavad ja korteriühistud lihtsalt ei näe mõtted, miks esimesena just sinna investeerida oma raha. Ja kaasnevateks probleemideks on ka see, et korteriühistud ongi negatiivsed kojakud, et see võib olla kriitika, et nad ei mõista, miks nad peavad seda tegema. Samamoodi teadlikkus ei ole eriti suur, miks see peab olema tehtud, kuidas see peab olema tehtud. Võib-olla korteriühistuse juhatuse liikmed ei ole eriti pädevad oma kohustustest ja samamoodi nende pädevus ka ei ole eriti kõrge. Ja samuti minu järeldus oli see, et kindlasti on vaja kas riiklikul või kohaliku omavalitsuse tasandil kaaluda uue toetusmeetme loomist, et mitte üksi jätta korteriühistud. Samamoodi need probleemid on vaja täiendavalt kaardistada, nende probleemide ulatust on vaja kaardistada ja siis kindlasti luua ka toetavad programmid, äkki toetavad infopäevad, toetavad infovahetust, et see Päästeamet või ka teiste riiklike organisatsiooni poolt oleks rohkem tuge korteriühistute jaoks, et korteriühistud ei oleksid üksi. Ja see oledki põhiliselt minu järeldused, et ma kindlasti julgustan teid seda teemat ka edasi uurida, et see on, ma arvan, väga suure ja praktilise väärtusega nii Päästeameti kui ka üldse meie ühiskonna jaoks, et me pöörame tähelepanu ka teiste osapoolte probleemidele, mitte ainult see keskenduma sellele, mis peab olema seaduse järgi tehtud, vaid kuidas seda saavutada ja kindlasti selle on vaja rohkem tähelepanu pöörata. Aga aitäh siis teile tähelepanu eest, kui teil on küsimusi, siis kindlasti hea meelega vastan. Nii, suur tänu, tõesti väga huvitav ja väga nõus, et teema vajab ka edasist uurimist lisaks sellele, et loodame, et siis kohalikud omavalitsused need meetmeid ja programme loovad, et korteriühistuid toetada. Mind ennast ka teema väga kõnetab. Just hiljuti ostsin samasse korteriühistusse oma kolledži direktoriga korteri ja meie küll ei ela kõrghoones, aga sellegi poolest on väga huvitav see ja selle tõttu mul on ka küsimus nüüd kõigile, mille Triin kohe paneb. Aleksandrat me üllatame natuke selle küsimusega,
aga see tuli nagu natukene sellest oma kogemusest korteriühistust, et mil määral siis võib korteriühistu valmisoleku puudumine võtta finantsilist kohustust olla seotud sellise suhtumisega, et las mõisa köis õhiseb. Et mõte oli siis meie korteriühistus just, et teha energiatõhusamaks need hooned, suhteliselt uued hooned, 2009 ehitatud, aga väga madala energiaklassiga. Ja mis teie arvate, kes te siin ka vastasite, et te olete korteriühistutega seotud, ise elate või keegi lähedane elab, et millal võib olla niimoodi, et jätan oma korteri sooja peale, sest et eraldi ei mõõdeta seda korteri soojust ja siis lasta olla. Kuigi nüüd tuli just majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis meile nagu kirja, et kuidas energiat kokku hoida, et tuleb käia 1 minut vähem duši all ja et sellised nagu küsimused, et minu meelest see on väga õige, et tuleohutus on midagi, mida me ei märka ja selle tõttu on nagu seda. Ja mulle tundus ka natukene selle rahvuslik erinevus olevat, et kas see tuli sinu lõputööst ka välja, Aleksandra, et erinevat keelt rääkivad inimesed suhtuvad natuke erinevalt sellesse tuleohutusse? Pigem seda võib järeldada selle järgi, et see vastanud profiil, enamus vastanud oledki Mustamäes või näiteks Haaberstis ja näiteks Lasnamäel kõrghooned sisuliselt ei vastanudki minu päringule. Et võib-olla lihtsalt ka näitab korteriühistu aktiivsust ja suhtumist ka, kuna Lasnamäel just enamust ma ikka arvan, see ongi venekeelsed inimesed, mis jah. Aga kindlasti ka mitte ainult see keele teema, vaid üldse see sotsiaalne, ma ei tea, sotsiaalne olukord ongi mingi rahaline. Ja hästi palju see loeb ka vanuseline, kui sul hoones hästi palju pensionäre, siis tegelikult on päris raske teha täiendavad investeeringud. Aga aitäh tõesti uurimast ja ma loodan, Aleksandra, et kui meil on nüüd lõputööd kirjutama plaanivaid tudengeid, kes kuulsid sinu ettekannet ja neil on huvi, et siis sa oled nõus neid ka aitama juhendaja rollis järgmisel aastal seda teemat uurima, et selle aasta teemat said 2 päeva tagasi kinnitatud koos juhendajatega, aga järgmisel aastal, kellel on huvi, siis saate ühendust võtta Aleksandraga ja seda teemat edasi uurida. Kui on neid küsimusi, palun pange mikrofon sisse ja küsige Aleksandra käest. Ma ei tea, nüüd me oleme läinud selle, teeme Aleksandrale siis pausi või aplausi, vaadake, siin on see reaktsioon, et saame kõik plaksutada. Aitäh selle toreda ettekande eest. Ja nüüd me teeme sirutuspausi ja sirutuspaus tähendab seda, et me käivitame siit slaidi esitluse, aga olge head, tõuske päriselt ka püsti arvuti tagant korraks ja sirutage ennast.
Nii, sirutuspaus on läbi saamas. Trissu, anname sulle teada, et sina oled salvestatavas ettekandes mikrofoniga sees. Et juhuks, kui sa ei soovinud midagi küsida. Jah, aitäh. Ja nüüd ma siis olen valmis sõna andma Tarmo Terepile. Ja Tarmo Terep teeb meil 2 ettekannet, aga ma siis vahepeal võtan sõna ära talt, et ta saaks järgmiseks ettekandeks valmistada. Ja esimene ettekanne on siis just kirjutatavad ja tuleviku lõputööd, et just kuulsime 2 lõputööd, mis siis eelmisel aastal kaitsti. Ja nüüd siis Tarmo tutvustab ka, millised on meie tulevased lõputööd sellel aastal kirjutamisprotsessis. Ja meil on teile ka palve nüüd järgmiseks õppeaastaks. Aleksandra tegi juba ettepaneku, et lõputöö teema ja siia chati ilmub nüüd üks Formsi küsitlus. See ei tule teile ekraanile, vaid tuleb siis siia chati, et saate siis oma mõelda, et millised lõputöö teema teie tahaksite välja pakkuda ja kuidas seda nagu uurida. Nii et Triin just lisas selle lingi siia, et saate siis anda meile ei pea kohe täitma, võtke rahulikult aega, mõelge, võite peale seminari ka seda täita. Tarmo, annan sulle teada, et praegu me näeme ka notesidega sinu esitlust. Tere hommikust minu poolt ka. Minul on plaanis rääkida natuke siis, mis hakkab toimuma sellel õppeaastal ja meil on 20 ja natuke peale tudengeid, kes on sellel aastal siis lõputööde kirjutamisega seotud ja see on teadupärast üks tõsine töö, mida nad on ette võtnud ja hea meel on selles mõttes natuke sellest rääkida. Ma olen, nüüd on teil kehva seda näha, ma olen pannud siia ka peale selle nimekirja ja tahaksin rääkida 6 tööst võib-olla, mis ma siia välja noppisin, et natuke ilmestada seda, millega tegelikult me sellel aastal kokku puutume, et võib-olla esimene töö, mille ma siit välja nopin, on Ahto Uuspalu töö, kus on keskendatud just siis ennetustegevustele ja vaadatakse seda koolitusvajaduste analüüsi just Viljandimaa ja Valgamaa päästepiirkonna näitel ja tegelikult mõte on seal välja selgitada võimalused, kuidas siis komando tasandil ennetusalase väljaõppe taset parandada, sest nähakse, et seal on teatud selliseid kitsaskohti ja selleks on plaanis analüüsida seda koolitussüsteemi, koolitusvajadust ja viia läbi ka erinevad intervjuusid, nii et me tegelikult ootame sellest tööst ka huvitavaid tulemusi, sest ennetustöö on üks põhiline ja tähtis töö, mida päästjad teevad. Teine, mida ma siit võib-olla tahtsin veel täna välja tuua, on Lauri Peegli töö, kes keskendub Muhu vallale ja tahab vaadata elanike hädaolukorraks valmisolekut Muhu saarel. Ja mõte on seda vaadata läbi siis elanike teadlikkuse ja vaadata, kuidas nad siis hädaolukorraks sealhulgas ka elutähtsate teenuste katkemiseks valmis on. Teadupärast saarlased on üsna sitke rahvas, aga neil võib olla ka selliseid nõrku kohti, mida selle töö käigus võib välja selgitada ja see võib olla ka põnev uurimine just sellisel kitsal territooriumi vaates. Ja loodetavasti tulevad ka sealt mõned ettepanekud. Nüüd võib-olla siis üks asi, mille ma veel välja noppisin, on siis Kairi Kuldmetsa töö. See puudutab siis haldusmenetluse ja väärteomenetluse rakendamist haridusasutuste tuleohutuse järelevalves ja seda siis Ida-Eestis. Et mõte on siis tegelikult vaadata seda, et kuidas seda menetlust on läbi viidud ja millised võiksid olla siis need edasised võimalused, kuidas menetlusprotsess tuleohutus tegelikult koolis parandab, et väga aktuaalne küsimus ja just ohutusjärelevalve vaates. Ja seal on mõte tegelikult natuke seda analüüsida, et kuidas see haldus- ja väärteomenetlust rakendatud on ja tegelikult ka vaadata siis, kuidas need vastutavad isikud, kes koolides erinevaid rolle täidavad, et kuidas nad siis neid ka ohutusnõudeid rakendavad.
ja teha ka mõned siis järeldused, ettepanekud, et kuidas haridusasutused tulevatamaks saaks muuta. Nüüd teine plokk võib-olla, mis puudutab siis sellist nagu rohkem reageerimise poole pealt, siis siin on ka mul sellised paar huvitavat näidet, mida meie tudengid soovivad uurida, siis toon välja Liisi Jürgensoni plaani Päästeameti staabi rollikaartide tegemisel ja seal on mõte selline, et selgitada välja just Päästeameti staabi liikmete, ma eeldan, siin on nii siis strateegilise kui ka siis operatiivstaabi liikmete teadlikkus oma rollist kriisiolukorras ja kuidas seda rolliteadlikkust arendada. Ja mõeldes tänase kriisiolukorra peale, siis kindlasti väga tundlik teema, mis vajab tähelepanu. Ja mõte on siis seda uurida, et kuidas need tänased juhendid on kasulikud või millist mõju nad siis on nendele staabi liikmetele avaldanud ja vaadata ka siis erinevaid vajadusi, mis nendel olemas on. Nii et siit peaks siis tulema sellised rollikaardid või juhised, et kuidas üks staabi liige peaks käituma, mida peaks meeles pidama ja tegema. Nii et kindlasti väga vajalik teema. Ja teine teema, mis ka väga tundub mulle selline integreeriv, on Paavo Münteri mõte vaadata siis esimese teise juhtimistasandi teadlikkust sõjaõhusõidukitega toimunud lennuõnnetuste reageerimisel ja just keskendudes nendele ohtudele, et ega teadmised tõenäoliselt üldse sõjaõhusõidukitest väga suured ei ole ja see info, mis Paavo sealt meile tuua võib olla ka kasutatav tulevikus, miks mitte meie õppetöös. Et mõte on tegelikult just uurida seda, millised need sõjaõhusõidukid, milliseid ohte nad kaasa toovad, milliseid teadmisi peaks tegutsemise korral, selliste õnnetuste korral olema. Ja teha ka mõned ettepanekud, et mida siis peaks edasi koolitama ja mida peaks arendama, nii et ka väga põnev teema. Ja siis toon ka võib-olla siit viimasest plokist ühed mõtted, mis siis võib-olla ka üks nope siis Allan rasvatööst ja Allan keskendub meil elektrisõidukite avariide lahendamise koolitamisel, liitreaalsuse kasutamisele päästeteenistujate väljaõppes ja selle mõte on siis tehnoloogia abil parandada õppeprotsessi ja selgitada välja, et kuidas siis liitreaalsuse kasutamine elektrisõidukite avariide koolitamisel välja näeb ja selles mõttes on ka huvitav, et vaadatakse seda, kuidas ta siis klassikaliste õppemeetoditega toimib ja teisalt vaadates siis, kuidas näiteks liitreaalsusprillidega saaks seda koolitust läbi viia ja kuidas ja proovida ka seda testida, et millised need tulemused siis saavad olla ja järelikult siit tulevad ka järeldused selle kohta, et kas selline tulevikutehnoloogia nagu liitreaalsusprillide kasutamine ka võiks olla tulevikus meil rohkem kasutuses. Ise arvan, et võiks olla küll, aga siis võib-olla tulevad need kitsaskohad ka välja, et millega peab siis tulevikus arvestama. Kokkuvõttes on meil siis päris mitmeid töid tulemas. Ma soovin kõigile kirjutajatele siin juures edu ja pealehakkamist ja loodame juba ka teiste teemade osas kuulda juba üsna seal peale jõule, kui on juba rohkem teksti ja uurimustööd juba kirjutatud, nii et juba asi selgem, et kuhu siis suund on võetud. Nii et mina soovin praegu hetkel edu ja lõpetaks oma esitluse siinkohal ära. Aitäh!
Aitäh sulle, Tarmo, et ma annan sulle võimaluse korraks Teamsist välja minna ja sisse tulla, et sa järgmiseks ettekandeks äkki saad meile slaide natuke paremini jagada, et hetkel olid nad natuke lühidalt. Nii kaua kuulajatele, kui Tarmo korraks ära käib ja tagasi tuleb, palun vaadake siin Triinu poolt on chatis pandud teile link. Klõpsake sellele lingile, ma võin ka ise korraks näidata seda küsitlust. Et see küsitlus on siis üsna lihtne, et lõputöö teema, võimalikud juhendajad, uurimismeetod, et me mõtleme siin, et te lihtsalt annaksite, siin just Aleksandri ettekandest tuli näiteks, et juhtumi uuringust kasutate nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid andmekogumismeetodeid, kuidas te olete mõelnud või on katseid plaan teha. Ja muu info, mida siis soovite kirjutada, et 5 sellist lihtsat küsimust, et see annaks võimaluse just järgmisel õppeaastal lõputööde teemasid juba kaardistada ja mõelda, et kuidas me nende uurimissuundadega saame edasi minna. Nii, toimib. Väga hea. Aitäh. Räägin natuke siis kõrghariduse õppekavast ja mis on siis päästeteenistuse õppekavas muutunud. Ma võib-olla hästi lühidalt ütlen seda, et me tegelikult oleme teinud siis sellise suurema pöörde elanikkonnakaitse õppekava suunas ja ma proovin natuke seda siis oma järgmise siis sõnavõtuga ka selgitada, et mida see siis tegelikult natuke tähendab. Et mõte on siis selles, et õppekava eesmärk ei ole muutunud. Me ikkagi tahame õpilaste teadmiste, oskuste ja väärtuste kujundamist toetada ja me tahame, et see võimaldaks töötada siis kompetentse otsustusvõimelise päästeteenistujana ning ka asjatundjana tuleohutuse või kriisireguleerimise alal. Et see võib-olla on natukene selline laiendanud seda perspektiivi, et meie õppekava ei ole enam kitsalt suunatud päästeteenistuse valdkonnale, vaid me näeme, et elanikkonnakaitse ülesandeid ja rolle täidavad palju enamad valdkonnad, omavalitsused, ettevõtted, erasektor, et see spekter, kes siis siia õppekavale oodatud on oluliselt suurem. Ja teine pool on kindlasti see, et me ei tea, mis toimub lähitulevikus ja millised need ametikohad saavad olema. Et me oleme ka uurinud seda, et millised tuleviku eksperdid või millised ametikohad võiksid siis elanikkonnakaitses välja näha, siis ega sellele küsimusele väga ei osata vastata. Meie viimase aja arengud muutuv maailm tegelikult näitavad seda, et see roll muutub pidevalt. Ja me oleme proovinud siis siin mõelda selle peale, et oleksid sellised üldised kompetentsid, mida peaks kindlasti tegema ja millele peaks mõtlema ja lisaks siis lisame juurde neid uusi teadmisi siis elanikkonnakaitse valdkonnas. Nüüd muudatustest natuke juurde. Me oleme planeerinud niimoodi ja rääkinud ka oma partneritega, kelleks on erinevad sihtrühmad, et lõpetajad õppekaval on oodatud erinevates riigiasutustes, erinevates rollides, on see siis ohutuse või ennetuse või kriisideks valmisoleku vaates, omavalitsuses, siseturvalisuse vabatahtlikuna ning ka erasektoris, nii et me oleme seda spektrit oluliselt laiendanud. Ja see mõte on, kuidas õpetada, on siis peamiselt sessioonõppe vormis ja see tähendab siis vana nimega kaugõpet. Ehk siis tööandjad hindavad seda, et oleks inimestel ka võimalus samal ajal töötada kas selles valdkonnas või mõnes muus valdkonnas, aga see töökogemus oleks inimestel tekkinud juba õppimise ajal. Ja me oleme ka tänu sellele saanud suurendada seda üliõpilaste arvu 60-90. See on selles mõttes oluline, et me tegelikult saame tänu sellele avada ka kindlasti süvasuundi, sest süvasuuna avamiseks on vähemalt 10 üliõpilast vaja ja kui me oleme iga-aastaselt võtmas 30 üliõpilast, siis võimaldab meil tegelikult süvasuundi ka siis pakkuda. Ja me oleme siis teinud süvasuunad, see on siis tuleohutuse valdkond ja kriisireguleerimine
mis siis toimuvad 3. aastal ja see on sisuliselt selline pooleaastane väga spetsialiseeritud õpe siis selles kas siis tuleohutuse või kriisireguleerimise valdkonnas. Ja me oleme ka keskendunud üldistamale töötamist võimaldavatele oskustele. See tähendab seda, et meie fookuses on meeskonnatöö, analüüsivõime, suhtlusoskus, aga ka näiteks psühholoogiliselt kriisidega hakkama saamine ja muud aspektid, mida me tegelikult tahame, et meie üliõpilased oma tööriistakasti tulevikuks saaksid. Ja õpe toimub meil Tallinnas, Väike-Maarjas ja ka Narvas. Narvas on meil uus õppekeskus ja sinna me lähme koostöös siis Tartu Ülikooli Narva kolledžiga, kellega me teeme ühisprojekte. Ehk siis me oleme sidumas kokku erinevate ülikoolide teadmisi, oskusi ja üks mõte üliõpilase vaatest on see, et me pannes sellisesse natukene ebamugavasse olukorda või natukene sellise teise olukorda toimuks õppimine või siis uue asja omandamine uues vormis ja tõenäoliselt ka pakuks uut kogemust, mida varem võib-olla ei ole olnud. Praktikad on meil ka ette nähtud, praktikad toimuvad üle Eesti, aga me oleme ka mõelnud selle peale, et praktikaid saaks ka teha näiteks Erasmuse vahendeid kasutades meie teistes riikides. Nii. Ja lõpetuseks räägin ka võib-olla selle mõtte, et viimase aja selline uuem trend ülikoolides on mikrokraadid. Me oleme ka mõelnud selle peale, et meil tekiksid võimalused võtta lisaks tavapärasele õpingutes osalemisele ka teised väljundid, ehk siis näiteks tuleohutuse näide stardib meil jaanuarikuus, kus me võtame siis tuleohutuse erinevad ained, mis on meil õppekavas. Me teeme nendest mikrokraadi ja me sisuliselt saame õpetada juba neid aineid, mida me oleme planeerinud süvasuuna ainetena 2025. aastaks juba järgmisel aastal. Nendele, kes tulevad siis kõrvalt ja soovivad siis saada lisaks erinevat teadmist näiteks tuleohutuse valdkonnast. Sama mõte on meil ka kriisireguleerimises, aga selle plaan on praegu hetkel ootamas selle taga, ehk siis meie tuleohutuse mikrokraad peaks saama siis positiivse kogemuse ja me sealt õppides teeme ka siis sarnase teema ja sarnase mikrokraadi mõtte ka kriisireguleerimise valdkonnas. Nii et me oleme siis ka seda poolt ette näinud, et õppida on võimalik erinevates formaatides, ehk siis üliõpilased on oodatud ja lisaks ka siis täiendõppijad on ka siia selles õppekava formaadis oodatud. Võt nii. Ja minu poolt hetkel praegu kõik, kui on küsimusi, hea meelega ootan. Aitäh, Tarmo, selle ettekande eest. Kui teil on Tarmole küsimusi, siis võite mikrofoni sisse panna ja kohe küsida, aga meil on teile kindlasti küsimus siin, et kui kasulikuks te peate neid muudatusi, mis on siis õppekavas, kuidas teile tundub, selline subjektiivne, aga skaala on siis 4 punkti skaala, et me saame siis teilt ka kohe tagasisidet, et kui kasulikuks te peate neid muudatusi, mida Tarmo siis just tutvustas. Aga tõesti, küsige teie ka julgelt Tarmolt küsimusi.